aitab tänaseks. Aeg on puhkama minna. Eestis teeme väikse tiiru emaga, lähme ostame talle mingi arvuti. Meie remondipäev lükkub homsele lihtsalt. We are so united, Anja. Eile tegime väheki jooki, kõik läks käest ära. Et noh, ütleme niimoodi, et tipa me jäime hiljaks natukenena. Kui sa tahad juba järgmine suvi puhata selles valges kämparis, siis tead, mis tegema pead. Väike donation ja donatijate vahel ma jagan selle välja. Aga noh, me ei lase sellest kämmist ennast nagu mõjutada väga, et asi see. Tuleb teada, kuidas ma ilmu üle kavaldan, jah? Nii väike jaanipäeva anekdoot ka. See on ajalooline hetk. Naine tõtab pissile metsa. Saime põhimõtteliselt jälle skämmi. Ja ma lubasin, et kui me oleme Eestis, ma panen ta peakõrjadi värvipotti ja ma hakkan seinu värvima. Tere tulemast tagasi meie suvepuhkuse videosse. Ma loodan väga, et esimene osa sellest puhkuse videost teile väga meeldis. Ma loodan, et suureks pettumuseks ei ole ka teine osa. Ja vähekene ma usun ja loodan, et see puhkuse ebaõnne laskur sobib teile kontekstis. Aga jätkame vaatamist, mis juhtus meiega edasi. Kell on 12:30 hommikul. Ma ei ole paar päeva siin midagi väga videosi teinud. Suvile elukett täies hoos. Täna lähme arga siis. Sinna maha jäetud sinna Alvelava sadamasse ja mida iganes. Minu nabega sassis väga hea. Täpselt. Lähme tiksume väheke seal ringi ja vaatab, mis saab on. Aga jääge minuga. Paar sõna Eesti raadiosse. Riho raadiosse. Jaa. No nii, me oleme nüüd olnud koos ka siis nagu seal Jõgeval mitu päeva. Nii päev, jah? Mingi 4 päeva äkki. 4 ööd. Aine. Ja nüüd siis täna me võtsime siis rattad alla kolad kokku. Lähme käime ära lihtsalt seal. Me lähme metsa. Me lähme sinna Lahemaale maja kivi vaatama nüüd, mis on iga aasta meil vahele jäänud. See aasta me seda vahele ei jäta. Meil ei jäända vahele, poole peale jõudsime. Ei, sa nüüd räägid teisest kivist, see on see Jaani-Tooma suurkivi. Ja kurat, seal lähme käime ka ära, et minu pärast kas või oleme kell 1 öösel kodus või Haagises, aga me lähme käime seal ka ära. Ja nüüd, kui me lähme mööda Viive maanteed, sõidame sinna Lahemaale, siis esimene peatus, mida mina tahan teha, on siuke koht nagu mingisugune vanade autode varjupaik või mingi värk. Ma olen kogu aeg silte näinud, aga hui tean, mis seal toimub. Et seekord me teeme seal ka peatuse nagu. See oli varjupaik. Minu meelest oli varjupaik või Robi? Minu arust oli varjupaik. Et jah, saadame rahva metsa ja paneme kurati... Ise lähete varjupaika. Ise lähme varjupaika ja lähme natuke tripime ringi Lahemaal. Nii et vaatame, mis seal Lahemaal nagu vaatamist väärt on ja... Me oleme lahedad sama. Jah. Muidugi probleem on see, et kell on põhimõtteliselt 12 kohe. Ei ole hullu. Suvi kestab. Muidugi, aga 12 aeg lihtsalt hakkame sõitma sinna Jõgevalt, see on mingi 2 tundi sinna sõit, pluss koha peal tiksumine, nii et natuke läheb aega, aga asja saab, ma arvan. Ei ole hullu ju. Jah, aga stay tuned ja lähme vaatame kõigepealt üle selle varjupaiga, aine. Sätime see ära. Koeri viiakse varjupaika, mitte autos, kurat. See ei olegi kohe.
Nii et jah, vaatame, äkki seal näeb mingit mõnusat vene tehnikat, see on minu ootus. Võib-olla saame skämmi, kui saame skämmi, siis ta kindlasti näete ja kuulate sellest kohe. Absoluutselt. On ju? Aga olge mõnusad, ma ei tea. Lähme vaatama. Lähme vaatama, jah. Järva-Jaani. Vana tehnika varjupaik, näe siin. Traktor on tee ääres. Näe sinu auto seal. Vaata, vana bussipeatuse märk. Jah, vanade autode varjupaik. Lähme siis nautima. Jõudsime kohale. Autode varjupaik. Siuke asi tervitas meid ja vanade autode varjupaik ehk siis siukene vana bussipeatuse märk välja. Lähme siis jalutame sisse, vaatame, mis seal põnevat on. Mis asi see on? Tallinna autobussi koondis. Takk. Kurat, ma mäletan neid masinaid veel. Põhimõtteliselt mingi siuke buss. Siis me kõndisime mööda, mõtlesin, et sellest saaks jumala vägeva matkaka teha nagu. Ja siis Raimond ütles, et oota, aga seal on ju voodid sees. Reaalselt mingisugused, ma ei saa aru, kas reformvoodid. Mis asja? Milleks seda kasutatud on? Vaatame, siin mingi bussiuks on lahti, keda sees Talja nägi kunagi. No. Ei. Normaalne. Milleks see kõik siin seisab? Ma reaalselt ei saa aru sellest. Siin on vist kõik mossed ja sapakad ja volgad ja kõik on esindatud täiesti. See on sild. Seal on mingi roomikutega, mingi lintroomikutega asjad veel.
Siin on vanad head piimaautod. Maiud seisavad rivis. Noorem põlvkond need ei tea, ei mäleta. Vanem põlvkond teab täpselt, millest jutt käis. Siin on nagu tuletõrje mingid staffi lihtsalt. Mingid päästeameti, mingid roomikud, vaata. See on Järva-Jaani tuletõrje selts mingi roomik ja see on täiesti elujõus, sest see on siia just alles hiljuti roomanud lintide järgi. Ja nagu seen. Uraal! Uraal! Ja miks? Suured. Nii, nüüd me läheme siit vanatehnika varjupaigast minema, ehk siis Järva-Jaanis. Et iga autoentusiast, kellele vähekenegi autod lähevad korda, soovitan tulla. See on minu jaoks auto nagu muuseumitest või asjadest nagu kõige rohkem muljet avaldavam, mida ma näinud olen. Nagu for real. Et mingi American Car Show te näete mingeid uusi autosi ja mida iganes vaata. Aga kust ma lähen nüüd? Sinna praegust. Okay. Et kui te kuskile üritustele lähete, te näete mingeid uusi autosi ja kõik on ilus vaata. Aga siukest nagu raske tehnikat nagu siin oli kõik see Vene autode hunnik oli, kõik oli esindatud kõik, nagu te videolt nägite? Kümnete kaupa autosi nagu. Nii et võtke kolad kokku, rattad alla ja tulge käige siin ära. Sissepääs pileti hind oli vist 2 euri per nägu nagu. Et see ei tapa. Nii, mõnus, lahe. Ilus. Juhu! Kas sa tead, kuhu me nüüd tulime? Kas oli Soodla veehoidla või? Jah, Oli. vaatame seda. Ära arvasin. Ei, see on emane koer. Naised peavad siia jääma. Aeg muudab paikasi. Jep. Minu arust see on Tallinna varuveehoidla, jah? Vaatame, mis siin taga on. Mida te ei oota tallinlased? Puhast vett. Ja teisel pool teed oli ka midagi. Vaatame sinna ka kähku. Mingi siuke värk. No nii, Soodla veehoidla on nähtud. Huvitav oli see, et seal oli see kaitsetsoon või see oli mingi maa ja siis see kaitsetsoon lõppes ära. Tõenäoliselt seal tagapool saab kala püüda ja ei ole probleemi, aga siin ees küll ei tohtinud. Ei lõket teha, ei kämpida, ei mitte midagi. Kõige lisaks Raimond ja Robert käisid vetsus ja seal oli see vana... Vetsu taga käisid? Jaa, nad käisid vetsu taga, tegid ühe oja juurde sinna. Sellepärast, et WC oli siukene, kus sa pead kükitama ja mingi maa sees oli auk. Betooni sisse lõigatud auk nagu. Jah, nagu vanasti. Ja teil ei kõlvanud? Jah. Keegi oli mööda lastu. Oli ka või? Väga meeldiv. Ühesõnaga mööda lastud auk oli seal. Aga nüüd lähme edasi ja vaatame, kuhu teed me nüüd viivad. Off record, I still want the act, not the ghost. Me oleme
praeguseks jõudnud välja siis Kuusalusse ja põhimõtteliselt selja taga on see Krossi kauplus. Rahvas läks võttis mingisuguse või rahvas läks võtma väikest mingit sööki, jooki, siis lähme edasi Lahemaa rahvusparki, siit pole enam midagi kiviga visata põhimõtteliselt ja käime seal paar kohta läbi, tähendab rohkem kui paar kohta läbi ja siis jah, vaatame ühesõnaga, mis tee toob, aga praegu väike peatus Kuusalus, siis paneme edasi. Me just jõudsime vist Leesile, vist on Leesil ja käskisin papal auto kinni pidada sellepärast, et ma tahan oma jalad vette panna. Rex ütles, et paneb mu vette ära. Aga siin on see mõnus, vaata, mis oh my gosh. Aga sealt poolt vist saab minna. Ja ma annan sulle. Nonii. Vegaanid, siin on teie Giselle adruga. Mis sina? Mamma. Vesi on soe või? Ok. Clara paat läheb kuradi jaanituleks, jaanilõkkeks. Jep, nüüd me just jõuame Juminda poolsaare tippu, mis peaks olema vist Põhjaranniku kõige kõrgem tipp. Eesti riigi nagu see kõige kõrgem tipp. Nii et mis seal ikka? Vaatame just seal peale. Ja siis veel see ka, et ma olen mitu korda siin käinud ja siis on kogu aeg on hirmus kurjad sääsed siin, et vaatan, kui kurjad on see kord. Jah. Ja siis ei olegi, siis lähme seda majakivi vaatama, kui ma õieti mäletan. Tähendab, mina jään autot valvama, aga teised lähevad, teevad tipa-tapa, lähevad vaatavad seal ära seal metsas. Ja mina muidugi lähen lennutan drooni. Noh, selles suhtes muidu võiks minna nagu ise ka kaasa sinna, aga mina olen seal käinud nagu noorena väga palju. Aga äkki see kivi on vahepeal kasvanud. Jah, tere loogika. Või kahanenud. Jah, aga igal juhul mina lähen drooniga nendega kaasa, noh. Ma lähen vaatan drooniga nagu kõrgemalt seda kivi ja siis mis seal ikka, noh. Mis seal ikka? Äkki saame tükikese kivikest ikka. Jah, täpselt nii ongi. Lähme tšekkime asja. Ehk siis siin on siis, me oleme varemalt ka näitanud Tallinnasse 44, Stockholmi 419, Peterburg 281 ja Berliin 1100. Mis seal oli? Seal olid punased sääsed. Punased sääsed? Jaa. Oled käinud Raimond siin või? Nooni. See on nüüd siis Juminda. Siin on mälestuskivid just siin nagu. Ja siin on siis teise maailmasõja ohvritele mälestuseks siis, jah. See ongi nüüd see Eesti teiseks suurem kivi. Siin me oleme juba mitu korda tegelikult käinud ja kunagi ei saa küllalt. Ja mis ma tähele panen, siin ei olegi kurjasid sääskesid. Võt, siin on midagi. Mäleta sõda. Järjekordne sõda algab siis, kui ununeb eelmine. Väljas on jõhkralt palav nagu. Me oleme nüüd Lahemaal ja selle majakivi juures ja järjekordne kuradi Black on ju ja jälle mina süüdi. Kuradi põhimõtteliselt inimesed läksid praegu sinna majakivi juurde jalutama ja ma pidin saatma drooni järgi neile. Panin drooni käima, kõik on hästi. Siin kaks viimast lendu
poiss lendas sellega ja filmis sellega, aga seal on mingi 8-gigane mälukaart sees ja selle põhimõtteliselt selle 2 viimase lennuga ja ma ei ole kindel, võib-olla ka mu need testilennud, need videod on seal peal veel alles. On täitnud mu mälukaardi ära ja seda mälukaarti ma tühjendada ei saa. Ja seda ma ei teadnud, et mälukaart täis on, seda oleks pidanud mul poiss nägema, aga noh, ma ei tea. Ma ei tea nagu ei tea. Teoreetiliselt see on skämm nagu vaata. Et põhimõtteliselt need lennuklipid läksid mul vett vedama, ma ei tea, võib-olla midagi katkendlikku mulle telefoni nagu salvestas, võib-olla. Aga ma hästi ei usu. Noh, aeg ainult näitab. Noh, pettumus, siga suur pettumus, et nagu me tuleme Lahemaale välja ja ma tahan teha nagu mingi videoklippe ja ma ei saa neid. Mis teha? Filmida. Jaa. Papa tahtis meist raudselt lahti saada, saatis meid metsa ja me oleme juba sitaks kõndinud. Nüüd, kus Majakivi oli nähtud, me liikusime kõrval olevasse külla, mille nimeks oli siis Virve küla. Mis teeb sellest külakesest väga omapärase koha on see, et ta on sükene vanakooli kaluri küla, asub mere ääres ja selle lähedal on Majakivi ja teine väga-väga suur vaatamisväärsus selle küla juures on loomulikult Harasadam, mida te näete küll järgmises osas, aga miks me siia sõitsime? Põhjus väga lihtne. Siin on maailma vägevamad jaanipäevad. See oli siis minu plaan. Täna siis peame meie jaanipäeva ja selleks me kolime üle teise talusse. Oota! Oleme kohal jõudnud. Davai, keera kummule, Raimond, see!